aitäh sulle. Aitäh Eesti. Aitäh Eesti, terekest. Tere, oma Suvariigi rahvas. Tere. Sa oled valjem kui mina või oota, ma ei saa aru. On vahet või? Tegelikult ei ole ju vahet. Ei ole ju. On küll vahet. Oota, ma panin ennast natuke valjemaks. Niimoodi vist on okei. Terekest. Tere. Tšau. Tere hommikust. Tere hommikust. Mina olen Märt Belkin. Tere, mina olen Ain Vaida. Ja see on Surik. Ja meil on hommik. Meil on reede hommik. Meil on reede hommik. Minu hommik algas muu hulgas sellega, et ma avastasin, et mu telefon on täiesti teistsugune, seepärast, et enam iPhone ei vaja isegi seda, et ta oleks voolvõrgus. Ta lihtsalt update ib. Ja siis mul on Liquid Glass oli telefonis. Mis see tähendab? Sul ei ole iPhone'i või? On. Ega sul automaatselt update'id peale ei ole? Mis ta... Mina ei tea. Seal on mingisugune õudne mode, kus asjad näevad välja nagu nad oleks klaasist ja plastikust ja põhimõtteliselt kõik see ilus klassikaline tead, mul vahepeal oli küll midagi siukest, aga praegu ja ma võtsin mingid settingud maha ka siia taksoga sõites. No jah. See nägi kohutav välja, see oli väga ebameeldiv. Kõik animatsioonid olid väga aeglased. Jah, see oli see, mis su nädal on olnud. Jaa, aga samas mitte päris, sest mu emme kinkis mulle jõuludeks särgi. See on mul selles ka. See on üks parimaid särke, mis on Eestis viimastel aastatel toodetud. Okei, kõige parem särk on Suvariigi limited edition särk, mida on... 5 tükki just. Jah. Aga see särk ütleb, Vargamäel oli elu veel raskem. Hästi hea toorikuga särk on 5- ja puulubi fännisärk, valget värvi ja mul on tunne, et vähemalt sarnane toorik on sellel Karjase restoranil, mille nime ma ei mäleta Balti jaamas, nägi sama välja, ülipehme ja mõnus särk. Kas see on see, kus saab Karjase sai? Ei, selle kõrval on, neil on resto ka, mille nime ma ei mäleta. See oli mingi... Ants. Ei. Peeter. Ei. Mihkel. Ei ole. See oli nagu mingi see viitas sellele, et toit tuleb kiiresti, aga nagu mitte nagu turbo on seal üle tee. Aga vahet ei ole, mul ei tule meelde, see oli nagu... Nitro. Või et ta nagu pop-up, ma ei mäleta. Tead, täiesti suva. Emme kinkis sulle jõulusärk, jah? Jah. Väga meeldib. Vargamäel oli elu veel raskem. No oligi. Oled sa käinud seal? Ei ole. Muuseumis. Ei, lapsena ei käinud kooliga või? Ei käinud. Vau, me küll käisime, see oli ikka masendav. Elu oli raske. Tõenäoliselt käid, ma ei käinud koolis väga. Kõik voodid olid liiga väiksed. Kujuta ette, sa pead magama niimoodi, et sul on jalad terve aja kõverad. Mõtle, ma olen nagu mõelnud selle peale, et see esimene inimene, kes mõtles, et aga voodi võiks olla terve inimese pikkune. Nagu seda innovatsiooni teistele seletada. Et me raiskame rohkem puud, aga sa saad iga päev paremini magada. Aga kas inimesed ei olnud väiksemad ka või? No mitte nii palju väiksemad. Nad ei saanud nii palju väiksemad olla. Nagu siuksed voodid nagu see siin. No see on veits vähe, jah. No võib-olla see oli lapse oma, ma ei tea. No, ma olen Rocca al Mare muuseumis ikka käinud, need voodid olid ikka liiga pisiksed. Too much. Ja. Mina teisipäeval lõin jala ära. Teisipäeva õhtuks hakkas natuke valutama. Kolmapäeva hommikuks ei saanud selle jala peale raskust panna. Ja siis ma panin tiklakki peale ja võtsin valuvaigistit sisse ja läksin esinema ja siis läksin Soome esinema ja siis võtsin veel valuvaigistit ja siis neljapäeval oli veel valusam, ilmselgelt. Sest ma tegin ise endale nii. Aga ma olen ikkagi professional. Ma leppisin sellega. Laval keegi ei saanud aru. Aga ma nagu lonkasin. Ma praegu ka lonkan teiega. Mul on sama tegelikult. Sa lõid ka jala ära või? Ja mingi 6 aega tagasi. Ja siis on veits valus aega, et siis... okei. Ja ma täna hommikul ka suht valus oli kingi jalga panna ja siis ma võtsin valu haigest, et nüüd on okei. No ja, nüüd on okei, sest sa ei tunne seda valu. sama. Suvarik, valmistume eluks Ameerikas põhimõtteliselt, nagu Ameerika on siin. Ei, mult küsis, üks koomik küsis, et aga miks sa nagu emosse ei läinud? Mis nad ütlevad, et ma lõin jala ära või? Lahe. Nagu ma tean, mis juhtus. Ma ju näen, et ta ei ole kuskilt murdunud, sest ta ei ole kuidagi paistes. Ma tean, et ma lihtsalt põrutsin nagu 2 luud üksteise vastu ära. Elu läheb edasi, longates. Aeglaselt, aga kõik asjad tunduvad nüüd hästi kaugel. Ja. Sest tavaliselt kui ma tulen niimoodi, et ma viskan lapse hoidu ära ja siis tulen pargin auto siia kuskile tänavale, nagu tavaliselt pargin ümber nurga tasuta piirkonda. Praegu parksin üle tee lihtsalt
tasulisse parklasse, sest ma olen nii vigane, et valus on. Ma ei kõnni, ma pigem maksan. Äkki sa saaks kuidagi Isamaalt mingi ilmakaardi või midagi? Kas nad annavad või? Ma ei tea. Ma ka ei tea, mis nad teevad. Mul on üks teooria, mis ütleb, et vaata, kuna meil on kultuurisõjad käimas, on ju, ja, on küll, jah. Siis võib-olla Isamaa inimestel oleks võimalik selgitada, on ju, et vabandust, ma olen nagu sotsialist, on ju. Aga ja siis nende jaoks on peahaigus, vaata, disability. Ja siis saab ilmakaardi. Kelle poolel sina siis kultuurisõdades oled? Tahaks loota, et me oleme samal pool sinuga või? Ei, no mina ei tea, siin on nii palju valikuid, on ju. Ma täpselt ei saa aru, mis laual on. See on alati keeruline aru saada. Fog of War on päris rets nagu. See on tõsi, see on siuke põnev mäng, kus sa ei tea täpselt, mis mängu eesmärk on, mis mängumehaanikad on, mis on kaart. Reegleid ei ole nagu hästi selgitatud, aga kõik see ongi vist, kultuurisõjad ongi vist see, et kõik kogu aeg selgitavad reegleid, aga kõigil on erinev reeglite pakk ees. Jaa, kui ma olin teismeline, siis me tegime parima sõbraga ja veel mingi paari sõbraga nalja, et me tegime oma punkbändi, mis oli kõige pungim bänd, ehk siis meil ei olnud instrumente, lugusid, esinemisi, liikmeid ega laule. See on kõige see on väga punk, ma ütleks. See on väga punk. Ma eeldan, et sa räägid kultuurisõdade all, sa räägid siis ikkagi sellest, et Kristjan Järvan tahab 2 inimesega autosid bussi rajale lasta ja mitte ühestki teisest kultuurisõjast, mis mul praegu käimas on. No ma ei tea, ma isegi ei tea, millele sa viitad täpselt, sest et nagu nii palju variante on ja siis on Ameerika ka veel. Ei, Ameerika mind ei huvita. Ma viitsin tegelikult R-ile. Ma tegelikult mõtlesin, et kui sa ütlesid kultuurisõjad, ma arvasin, et sa räägid sellest. Ja. Väga palju haavanud tusaseid mehi, kes koodis kirjutavad sellest, kuidas maailm muutub. Aga kusjuures, kui teid huvitab ERR, siis mingi hetk vana aasta õhtul näeb ka mind kuskil ERR-i kanalis stand-upi tegemas, et kui te tulete 27 kohale stand-upi vaatama, siis te saate nagu pikema versiooni, millest me siis lõikame lühema R-i jaoks ja paneme kuskil üles. See info on nagu uus minu jaoks ka. Nii et näeb telekast ka seda vist ütleme, viimased läbirääkimised käivad, aga nii palju, et võin öelda, et võite vaadata, kui kohale vana aasta õhtul, sa oled vana aasta õhtul telekas või? Ain Vaide? Ma olen ETV2 ikka nagu normaalne inimene. Mis vahet seal on? Oh my god. Oh my god, Ain Vaide. Ei, ma nagu ei build up'iks, sest äkki on nagu kehv. Ei ole ilmselt, päris okei on, täitsa tore on. Jaa, aga see on ju veel vaata eriti, kui on kehv, siis sa saad väga palju rohkem tontust, sest siis on kõik, ma ei tea, muidu oli normaalne, Õnne 13 osa oli okei, aga siis seal tuli see Vaida. Mis see on nüüd see, kes see on Vaida? Kes see üldse on? Ja, ei, ma ei ole kuulnud süksest. Jah, Vaidla. Ja. Anni Vaidla. Mingi Vaidla. Anne Vaidla mölises. Ja, et see on nagu tore asi. Kas see on Anne Veski-Suulane? See ei ole loogiline, ma tean. Aga tihti need interneti kommentaarid ei olegi loogilised. Ei ole üldse loogilised. Keegi näiteks kirjutas mu ühe video alla, et ära nori Savisaart, Savisaar hoidis inimesi. Ma olen mingi, kas sa nagu oled mingi 10 aastat nagu Savisaare kõiki kohtuasju maha maganud või Savisaar ei varastanud meid tühjaks? Savisaar, kui varastab, järelikult armastab. Vargamäel oli elu raskem. Ja Hundisamal ka. Ehk siis R-i kultuurisõjad on praegu teema, sest Rein Veidemann hääletati nõukogu esimehe. Ja mind vaigistas mu enda mikrofon. Ja, praegu vaigistati, jah. Oma enda käe läbi, ma tühistasin ennast. Ta hääletati siis nõukogu esimehe kohalt maha. Ja vaata, huvitav selles mõttes, et tema ütleb, et teda siis tühistatakse ja tal ei lubata oma arvamust omada, on ju. Aga ta ju on ju, nõukogus on ju edasi ju ka ja nõukogu saabki teha oma demokraatlikke otsustusprotsesse ja see on ju
täiesti nagu normaalne selline organisatsiooni kultuuri asi, et kui on toimunud mingit pidi usalduse kaotus või ei ole võimalik edasi minna selle juhiga, siis sa teed mingeid struktuurseid muutusi. Et keegi vist väga ei varjanud seda, ühiskond ka mitte, et kes olid nagu kuulege, äkki tahad tagasi astuda, saad nagu esimene koht ise nagu. See ei olnud kuidagi siuke ärapanemine või midagi siukest, see oli lihtsalt nagu, tal oli võimalus ise lihtsalt öelda, et ja plus... ma jätkan tavalise nagu liikmena, kõik oleks okei ju. Keegi ei peaks talle nii tegema. Jah. Või lihtsalt see, et minu arust, et nagu on mingi asi ja siis on mingi tagajärg, on täiesti normaalne viis elada, eriti kui sa tegeled organisatsiooni, nõukogu ei juhi organisatsiooni selles mõttes, selleks on juhatus, aga ikkagi nagu strateegilise vaate asjadega, et siis sa pead olema, siis see juht, kes seda nõukogu juhib, peab olemagi ikkagi, see asi peab olema töövõimeline ja tollel hetkel nagu ei olnud, on ju. Igal tema ütles, et teda tühistati ja nüüd tahaksin siis välja tuua, et tühistamine siis tähendab seda, et enne ta oli nõukogu juht, mis on siis ERR-i seadusest tulenevalt 3 miinimumpalka kuus ja nüüd ta on siis tühistatud nõukogu tavaliikmeks, mis on siis 2 miinimumpalka kuus, et see on siuke 1500 eurot, ma arvan, kätte on tema tühistamine, et ta jätkab samas organisatsioonis, samas nõuandvas kogus, lihtsalt lihtliikmena, tähendab natuke vähem tööd, ilmselt, suure tõenäosusega. Et ei ole nagu, et see on siis see tühistamine. Tead, mul on tunne, et tegu on ka inimesega, kellele väga meeldib olla tähtis. Nii et ma usun, talle on kindlasti väga raske see, et nüüd helistatakse Sulle Valnerile. Ja küsitakse, et kuule, aga miks te selle Ain Vaida ikkagi eetis seal lihtsalt? Kas see ei ole nagu natuke ebaeetiline või? Ei ole nagu ebanormaalne? Miks see Vaidla peab olema eetis? Ja, aga see ju sisulist küsimust sa ei küsi nagunii nõukogult ja sa küsid juhatuselt. Muidugi, aga küsid ikka ju. Veidjaman alati vastab mingisuguse sellisega, et ERR on ikkagi väga tähtis. Ja meil on poliitikat ja ta on mingeid veidraid intervjuusid andnud igal pool ka, Õhtulehes just rääkis, kuidas Marko Reikop karjus ta peale või midagi, mis on nagu see, et ma ei tea, nagu lahendage oma vahel maja sees seda asja, mina ei pea teie musta pesu nägema. ma olen organisatsiooni kultuuriliselt hästi konserv selles mõttes, et ma arvan, et igal asjal ongi oma struktuur, kujunenud süsteemsus ja nii edasi ja kui sa sellega jõuad majast välja, et siis on midagi läinud nagu enamasti pahasti, kui see ei ole nagu mingi full hiiglaslik siuke vilepuhumise asi, on ju. Et mul on tunne, et praegu see on nagu veidralt avalik kemplus. No ta on osa kultuurisõdadest, pluss ta on osa fenomenist, kus meil on hästi palju inimesi, kes on nagu selles kätki või kes tunnevad, et need on kuidagi kõrvale jäetud või kes ei oska kohalikult oma tundeid väljendada. Ühiskonnas on hästi palju seda meil. Ja, aga ma ütleks kõigepealt, et see ei ole kultuurisõda, kui inimesed arutavad mingi asja üle. Nagu see on nagu, see on ju. Ei no, ma mõtlen laiemalt ikkagi seda, et natuke nagu on ju. See meie versus nemad asi. Tähendab, mind võib-olla kõige rohkem häiris see, et vaata, kui inimesed üritasid Sulle Valneri kohta öelda, et umbes poliitiliselt survestati ja ta on mingi pandi ametisse ja nii edasi ja et ta on poliitiliselt mõjutatud ja nii edasi. Ta andis Delfile väga laheda intervjuu. Ja, mulle ka väga meeldis. See oli väga-väga hea intervjuu Delfile. Ma ei tea, kes tegi ja ma ei mäleta, mis selle pealkiri on, aga vaadake Delfist. Kus ta räägibki seda, et kui Rein Veidemann tahab kedagi tänada selle olukorra eest, siis Varro Vooglaidu ja just, jah. Ja seda, et hunnik inimesi hakkas kirju saatma umbes, et te seal kuradi homoaktivistid ja midagi siukest, ma ei tea, mis seal täpselt juhtus. Peast ei mäleta nii hästi. Ja see oli nagu tore intervjuu, sest kõigepealt ta lahkab seda asja üpriski nagu mõistlikult ja väga tasakaalukalt minu meelest ja siis ta natukene räägib ka mingist nõukogu tööst ja veidikene ka siis ERR-i sisust. Jaa. Ja siis see klassikaline küsimus, et solgite turgu ja et teete ilma paywallita ja meie siin raha eest näeme vaeva ja siuke huvitav tegelikult meediamaastiku mõttes tore intervjuu. Jaa, aga sealt seesama, et Varro Vooglaid annada ja nii edasi, see ongi see, millele ma viitan nagu kultuurisõdade kontekstis, et kõik läheb poliitiliseks nagu, jah. Aga tead, minu arust on siin nagu veel mõned asjad, et selle nõukogu esimehe kohal jätkamise puhul ka, kas ei arvanud mitte nii või
et ta ei läinud nõukogu esimees olles veel näiteks sinna ERR mingi uue maja nurgakivi panemisele, sest et ta kartis vaata ajakirjanikke sellel ajal. See oli suht hiljuti. Miks ta ajakirjanik? Kas ta kartis mingi... No ta ei tahtnud rääkida ju. Nagu, just praegu pandi. See oli või mingi nädal tagasi või nii. Ja. Tead, aga ta õigustus oligi Õhtulehest, ta ütles seda, et talle helistas ajakirjanik, kui ta oli koeraga õues pissil. Et ta nagu teda tabati ootamatult ja siis ta oli loll ja hakkas vastama ajakirjanikule, mis on nagu... Ise tegid? Ma eeldan, ta ütles siis, et sul ei ole praegu aega helistada tagasi. Seda arutasid ka, see oli nagu huvitav. Tegelikult see Õhtulehe Index oli ka huvitav. Et selles mõttes, et ta ütles, et see ei ole nagu otseselt õigustus, aga et mind nagu tabati nagu jooksu pealt, on ju. See on... Ma ei tea, nii kaua elanud inimene äkki. Ja ajakirjanikuna töötades ma võin öelda seda, et ega me meelega ei tee ju seda. Või et... Aga sealt nad edasi arutasidki seda, et... Enamik ajakirjanikega küsib umbes midagi stiilis, et kas praegu on hea aeg või ma küsiks paar küsimust või mida iganes. No ta ütleski, et ajakirjanik tegi siukse tillika ka veel, et ütles, et sina isa ja vanaisana, mis sa arvad? Nii et tal oli tunne, et ta võib nagu vastata, mitte nagu esimehe, vaid isa ja vanaisana. Ajakirjanikud muidugi, jah. Ajakirjanikud. Põhiline viis, kuidas olla edukas ja kuidas inimesed su küsimustele vastavad, on see, et sa ei ole empaatiline nende suhtes. Tere, Ain Vaida. Mille siis segod ära rikkusid? Just. Miks Eesti nii halb on? Et ma nagu eeldaks, et ta on tuttav ajakirjaniku tööriistakastiga, kui sellisega vaata. Et see oli minu jaoks... Kontseptsiooniga ajakirjandusest. Üllatav jah, sellest, et sa oled nagu tsiteeritav nüüd. Et see oli minu jaoks nagu natuke üllatus, et see oli talle üllatus. Et see oli siuke, jah. Jah. Ja teiseks on ju, et intervjuud annad on ju, nurgakivil ei lähe, no ja fair enough on ju, tegelikult igaüks ise otsustab on ju, kuidas ta sellega toime tuleb võib-olla. Jah, ma arvan, Sulev Valner on väga hea valik. Ta on siuke, esiteks ise meedia taustaga, aga samal ajal mitte enam aktiivselt olnud nii-öelda meediategelane. Tasakaalukas inimene, naljakas, ka kogenud. Rein Meidemanni vastu ei ole ka kellelgi midagi. Mul oli sellest asjast täiesti suva, kuni ta hakkas rääkima, et Marko Reikop karjusta peale. Ma olin mingi, keep that inside. Nagu teil on mingi HR kuskil kindlasti. Minge rääkige oma eetikanõunikuga. Kas, see ei ole eetikanõunik, tegeleb teiste asjadega. Aga teil on kindlasti keegi, kes tegeleb selliste asjadega. Ma ei pea teadma seda. Ma tahaks sulle rääkida ühest, vaata suur asi oli, et toiduainete käibemaksu langetamise poolt hääletas, andis oma petitsiooni, oma digiallkirja, mingi 100 000 inimest on ju, siis jõudis Riigikokku ja anti üle ja siis selle asja algataja sai, kusjuures vaatasin järgi, hiljuti vaatasin, sai kesklinnas, Keskerakonnas umbes 300 häält. Et see oli siis see trade-off. Igal juhul Riigikogus siis hääletati, et kas käibemaksu peaks langetama, 19 saadikut oli poolt. Poolt olid Keskerakond, Sotsid, Isamaa, EKRE, mõned saadikud ja mõned fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud. Ja nüüd on siis oluline see, et vastu ei hääletanud mitte keegi. Et see on minu meelest huvitav, et sa saad nagu lihtsalt mitte vastu olla, et 42 saadikut jättis lihtsalt hääletamata. Ja ilmselgelt eelnõu kukub läbi, sest vastuhääli sest sul ei ole nagu mingit nagu, ma eeldan, et seal on mingi künnis, mis peab olema või kohal olijatest pooled. Sa oled kuskil, su aju ei mõtle kaasa. Ma ei saa üldse, võtame nüüd algusest peale. Tee mulle nüüd TikToki stiilis, anna mulle seda dopamiini, nii. Jou! Ma ei taha. Jou, nii. Meil oli käibeka petitsioon. Siis, vabandust, meil oli käibeka petitsioon. Siis te läks poliitikasse. Nii, mis edasi sai? Poolt oli 19, vastu keegi hääletanud, 42 jättis hääletamata, aga kuna kohal olijatest üle poole ei ole poolt, siis ei tule ära. Ja, ma ei tea, vaata 3 seda mõõdikut on, mis on lihthäälte enamus, koosseisu häälte enamus, 2/3 enamus ja koosseisu 2/3 enamus. See on, it's one of those, no see on see lihtsalt... None of them are fulfilled. Jah. Sa lihtsalt naersid oma telefoni samal ajal. Ei, ma ei naernud oma telefoni tegelikult, ma lihtsalt olin segaduses. Okei. No, fuck it. Aga jaa, käibemaks. Mõtlen selle peale, et see eksisteerib, see on väga huvitav.
Soomes langetati just ju. Ja. Eestis on... Mingitele, toidule, meditsiinile, mingitele asjadele Soomes just tõmbatakse alla. See on põnev. Erinev selles mõttes riigiti. Ja. Kõikidest teistest riikidest erinev meil 24. Brüsselis, Belgias, kusjuures käibemaks 21%. Sa oled käibemaksu pagulane või? Ja, see on päris hea. Väga random asi, mille pärast ära kolida. Tead, tahaks Belgia bürokraatias tööd teha, sest 3% käibemaksu on vähem. Kuule, kas Adeli albumid räägivadki sellest või? Et 21 räägib sellest, kuidas kunagi oli käibemaksupäev ja 24 räägib sellest, kuidas nüüd on käibemaksupäev. Ja ta Ines laulis ka 17 once in a lifetime. 17 only. 17 only once in a lifetime, jah. Aga ma lugesin, et Ines tegi mingit ühe telekomi ettevõtja reklaami või midagi. Et 15 magamata ööd tehti küberohtudest hoiatavaks looks või midagi. Wow. Ja, nagu, reklaami jaoks. Et sa oled nagu magamata, sest sind küberrünnatakse. Seal oli päris hea, et see loovtiim selgitas ka, et nende algses mingis selles, küberohud on nii palju ja nii edasi. Kopis algas sellega klipp, et isa ütles lastele, et lood on nüüd tõeliselt halvad. Jah. Ja siis nad olid nagu, et nii edasi ja nad jõudsid kuidagi Inese looni vist magama tööd. Siis miks ma ütlesin, seepärast, et see on literaali lüürika umbes sealt laulust. Ja siis nad tegid seal edasi. Tundus nagu, ühesõnaga, Telia kirjutas sellest pikka uudise ja see kõlab väga nagu kuldmuna lihtsalt. Ma ei ole näinud ise veel. Sa kirjeldad mulle asju, mille sa ei ole näinud. See on keskmine. Ma ei ole lugenud... Ma loen reklaamivaldkonnas, ma loen hästi palju neid kirjeldusi, aga ma ei viitsi reklaame vaadata. Ma ei viitsi neid, eriti klippe, ma ei viitsi vaadata neid. 30 sekundit. Palju üks reklaam on? Ma ei viitsi. Ma loen kontseptsiooni kohta. Okei, ma mõnikord vaatan kõike. Tead sa, mida ma oma telefonist avastasin, või mis mulle tõesti rõõmu tekitas? No. Ma praegu avastasin, et mul on olemas siuke asi, tundub, et on Delfi Wrapped. Päriselt olemas või? No jaa, ma praegu, sinu Delfi aasta 2025, see on, ma ei tea, kas sinna saab kuidagi eraldi ligi ka. Nagu minu... Sul on ka, jah? Jaa! Okei, nii. Palju sa oled, esimene on, sel aastal oled lugenud, kui palju sa artikleid oled lugenud? 3278. Mis on? Ja palju sa lugenud oled siis? Ütle. 1312. Okei. Üks meist töötas ajakirjanikuna minu meelest. Ja siin on muidugi nüüd see, et ma loen tõenäoliselt hästi palju ka desktopist, tõenäoliselt sisse logimata mingite teiste kasutajakontode alt. Oot, aga kas sa arvad, et ta ei ole... Et desktopis see ei ole ka sisse logitud või? Paywalliga lihtsalt. Sul on mingid salakontod või? Ei, ma mõtlen, ma lugesin mingil määral... Sul on nagu @express konto või... Ei, see... Jaa, siin on see, kus on ka... Ei, ma olen oma Expressi konto alt kusjuures. Selgus praegu, et Express, et Delfi Meedia saab umbes 8 eurot kulu sinu pealt ikka veel edasi, jah? No, see ei ole kulu, see on saamata jäänud tulu. Jah, see saamata jäänud tulu, sest 8, mis iganes see kuu makse on lihtsalt... See kestab detsembri lõpuni, sest see on aastane nagu... Töötajatele vormistatakse ka aastased tellimused. Aga jah, mul on probleem, tekib hästi. Sul tekib nagu, ja kohe tekib probleem. Loodan, et tõsiselt halvad. Aga ma vahepeal, ma ei lugenud ju väga uudiseid. Ma üritan teha dieet, aga ja, mul on 3 korda vähem uudiseid kui sina. No 2,5. Enim huvitab mind Eesti uudis. Mitmes protsentiil sa oled? Mina lugesin rohkem kui 44% tellijatest. 67. Aga seal on inimesed, kes laevad veel rohkem kui 3000 midagi. Ja. Sa ei ole isegi nagu... Nagu 1/3 loeb rohkem. Väga palju loevad, sest ma loen päris palju uudiseid. Aga ja, ma olen ka Eesti uudise lugeja ja mind ja see on 72% kõigist. Veel huvitab mind uuriv ajakirjandus. Mind huvitab meelelahutus. Come on, Kroonika! Ja minu lemmik on Delfi uudis. See ei tähenda midagi, kõik uudised on Delfi uudis. Sama.
külastad Delfit veidi harvem kui keskmine lugeja? Kus sa seda näed? Mul on kellest lihtsalt hindad mitmekesisust ja kiiret värsket infot. Mul on tunne, et nad nagu poputavad mind. Siis, need ei ole enam edasi minu kohta. Me saame teada lihtsalt, mis on enim loetud lood, populaarsem Delfi bränd, populaarsem video. Jah. Põhimõtteliselt päris äge. Spotify, kes su kõige kuulatam artist oli? Ma arvan, et äkki Sabrina Carpenter või Chappelle Roan, sest mõlemad meeldivad mu beebile väga. Minu Spotify Wrapped on üks populaarsemaid lugusid, mis ma kuulasin, oli näiteks võib-olla AI, aga kindlasti mingi veider akustiline cover Parapada Pastust, sest vahepeal Titt ei jäänud magama ja me lihtsalt lasime talle akustilist Parapada Pastut, et ta ei nutaks. Ja ma olin seda kuulanud 100 kordi ja seda infot nähes, sest see aeg sai suvel meie elus läbi. Kuidagi läks üle lihtsalt. Meil tuli nagu PTSD, kui ma nägin seda veidrat mingit särgis naise pilti ja seal oli kirjas, see oli mingi Sunkissed Parapada Pastu on selle loo. Autor on Sunkissed, aga see ei ole päris asi, nad lihtsalt varastavad Parapada Pastu 3 senti, siis kui ma seda kuulan, sest vaata Spotify ei maksa neile nagu nii väga. Täielik, ma nägin seda, mul oli nagu värin käis üle selja, sest see oli hirmus aeg. Ehk siis minu Spotify Wrapped on lihtsalt asjad, mis meeldivad lapsele, mis on masendav. Aga talle meeldivad Chappelle Roan ja Sabrina Carpenter, mis on fine. Manchild on praegu lemmik. Manchild on kõige lemmikum lugu praegu. Manchild on väga hea lugu. Mina arvan ka nii. Meil on kodus on teatavad erimeelsused, seepärast mu kaasa ei salli Sabrinat. Mulle väga meeldis Sabrina viimane. Minu ennem kuulata artist oli Spotify's oli Taylor Swift, mis ei ole võib-olla väga üllatav, aga ja ainsad nagu aga kuna ma kuulasin mingeid 60-ndate albumeid ka, lihtsalt läbi. Siis sa oled vana siis, inimene. Ja Listen Engage oli hästi kõrge mul. Mul on ka, ma olen 87 vist, sest vaata, need on need top laulud, mis ma nimetasin ja top artistid, aga mul hästi tihti mängib mingi jazz playlist taustaks või inimesed on sõbrad on külas, mingi siuke panedki lihtsalt mingi smooth jazz, chill, läks party soundtracki peale, et mul oli seda on nagu ka tunde lastud, et siis see on nagu loogiline, et ma olen 87 Spotify arust on ju. Yeah. See on 2 varianti, sa oled kas 87 või õdus kohvik. Õdus kohvik on ka inimene. Jah. Õdus kohvik on ka. See oleks päris naljakas hea, kui nad ütlevad, mis asutus sa oled. Sa oled tehnoklubi, sa oled õdus kohvik. Sa oled Viru keskus. Võta kokku ennast. Jah, SoundCloud üritab mingeid sellised asjad, aga SoundCloudile kahjuks, vaata Spotify Wrapped'i, mis on muidugi üks parimaid turunduskampaaniaid ever. Selle mõtles välja mingi praktikant, kes ei saanud sellest kindlasti piisavalt tasu. Muidugi ei saanud. Jah, aga see selleks. Jaa, aga ta on turundustörjist ja nii tõsi, aga see toimib suuresti selle tõtta, et neil on see igasugune see mikrožanrite täägimine. Nonsense mikrožanrid, jah. Ja kui ma olen õigesti aru saanud, ma võin täiesti mööda panna, aga vaata SoundCloudis on see, et ta hästi palju analüüsib sarnased lugusid ja puhtalt waveformi. Ehk siis nagu, SoundCloudil on ülihead recommendationid, et nagu sa saad hästi kiiresti playliste täita ja leida sarnaseid lugusid ja nagu nii-öelda itereitida nagu muusikavaliku jaoks. Ta ongi hästi palju nagu siuke ka asi, mida kasutatakse muusika leidmiseks, on ju. Aga nad ise teavad selle kohta, mis see muusika on nagu. Vähe. Ja seepärast, et mul oligi kurb nagu see, et ma lootsin, et ta annab mulle üli palju nagu mingi analüüsi, mingi mikrožanre ja väike, aga ei, ta ütles mulle lihtsalt, sa kuulad muusikat, mis on elektroonik. Palju õnne, sa kuulasid muusikat. Palju õnne, sa külastasid SoundCloudi. Sa oled kuulanud muusikaid. Ja Rimi Räpti polegi vaadanud veel, ma vaatan sellega üle. On olemas siuke ka või? Rimi on aastaid teinud, mitu aastat juba räpti teinud ja see on olnud alati hitt. Avame. 5- võiks teha 5- räpt. Mõistad? Sest muusika sarnane küla, vaata. Rimi Räpti pole veel saabunud, mul on tunne. Aga meil on siis järgmiseks nädalaks midagi tervisereede ma saan aktiveerida. Liköörid saan ka aktiveerida. Kas alkoholile tohib teha allahindlust või? Sest on praegu liköörid aktiveeri. Konserveeritud puu ja köögiviljad moosid. Eks sellest nagu aktiveerid nende molekule, nagu sa viid nad nagu kõrgemale vibratsioonile, et sa nagu saadad good vibes liköörile. Nagu Instagramis.
tead sa, konstellöörid. Tead sa, kus enam ei saadeta häid vaibse või? No. Riigikogus. Mis sa saad? Üks mees on küll canceldatud Eestis, üks vana mees on küll päriselt canceldatud. Ja tead, kus sellest linnavolikogust läks ju enne? Tallinna linn canceldas juba eelmine aasta ära. Nojah, aga nüüd ikkagi riigi tasemel ka. Et see on ikkagi tegelikult halb asi, mis toimub. Et tegelikult ma ei tea, et miks me elame sellises ühiskonnas ja tõesti see kõik läheb üle piiri. Et vaigistatakse. Ja tõesti siinkohal on tegemist väga selgelt vaigistamisega. Ja ütleme nii, et ei lasta isegi tuppa, ei lasta isegi oma arvamust avaldama. Surutakse alla, surutakse maha ja ütle välja, mis siis juhtunud on. Jõuluvana. Nad hävitasid jõuluvana. Nad hävitasid jõulud üleüldse. Ja jõulud. Jõuluvana, kes on päris ja keda esinda näitleja. Vaata, nad ju eelmine aasta mingil pressikonverentsil kõik erinevad, sest see oli üle-eelmine aasta vist, mäletad, see hästi suur skandaal, et umbes Kaja Kallas ütles, et jõuluvana ei ole olemas. Ja siis Lauri Läänemets ütles... Trigger warning, ansad kuule, trigger warning, lastega autos, trigger warning, jõuluvana on päris. Ei, ma ei ütlegi seda, et siin ei ole vaja trigger warningut, sest mina ütlen lihtsalt, mida ütles Kaja Kallas. Ja. Mitte seda, mis on päris. Ja siis Kristina Kallas ütles ka, et on päris. See oli mingi mitu minutit pressikonverentsist, kus nad kõik järjest ütlesid, ei, mina ikka usun ja see oli nii naljakas. Aga siin me näemegi seda Eesti ei usu. Me oleme ateistlik riik ja nii edasi ja me canceldasime jõulume. Üks minu tegelikult lemmikuid... Kaja Kallas rikkus selle ka ära. Mul kunagi oli üks ma kõige viraalsemaid asju, mis ma olen kunagi kuskile postitanud, oli kunagi 10 aastat tagasi. Ma postitasin Facebooki pildi sellest, kus oli Riigikogu kõne, Tooli oli just tulnud jõuluvana. Nii et oli kaadris, oli see tiiter oli all jõuluvana, aga siis pult oli tühi. Ja nüüd ongi nii. Aga nüüd ongi nii. Isegi tiitreid ei ole ka. Sa pead ise kleepima endale Riigikogu ülekandele. Pead pausima, kui on see tühi. Nutma ja kleepima sinna postitiga jõuluvana. Aga nad loobusid sellepärast, et ma isegi ei saanud aru, miks. No tõenäoliselt meil on see on palagan. Sa ei ole muga nõus, ma saan aru, sa arvad, et see on tore ja armas. No ma arvan, et ma arvan, et jah, see on võib-olla asi, mille aeg on selles mõttes läbi saanud, et nagu ta on võib-olla selline asi, mis on see ma nüüd väga vabandan oma prantsuse keelest, aga siuke ancien režiim asi, et nagu vana režiimi nii-öelda või vaata siis, kui poliitikas olid erimeelsused ja nii edasi, aga kõik said enam-vähem läbi. Et kõiges oli Tallinna Inglise kolledži väitlusklubi vaib, kõik privilegeeritud inimesed kuidagi jõuavad lõpuks mingile kompromissile ja nii edasi. Praegu ei ole enam seal poliitilises ajastus. USA-s Eestis kuskil ei ole. Fääri saartel äkki on? Äkki seal veel käib jõuluvana? Ma ei tea, kas ta käib. Mujal vist maailmas ei käigi eriti jõuluvana, ma olen aru saanud. Eestis me oleme nagu... Ja meil on kõik on kui mina veel noor on, siis jõulufilm oli ka ikkagi, mida ma ei ole näinud, oli see Polar Express oli, kus poiss läks jõuluvana vist ekspressiga, Polarse ekspressiga otsima or something. Aga nüüd tänapäeval on kõik on jõuluvana action kangelane. Mis oli sidaks näljakas film, oli eelmine aasta, vaatasime seda, kus jõuluvana oli super või action kangelane or something. Need on sõnad. Mis on... Ja tal oli see buff mees, huumorimees. Aga vaata, nüüd on tegelikult, kui me nüüd vaatame suurt pilti ja vaatame nagu maailma üleüldiselt, et siis on juhtunud nagu 2 asja korraga. Mina nägin teist uudist veel peale selle, et ma nägin, et jõuluvana canceldati ära. Siis teine uudis on see, et Aivo Peterson pandi vangi ja ma ei ütle, et need on seotud. Aga võib-olla, kui sa mõtled Aivo Petersoni peale, äkki tema oligi see jõuluvana ja nüüd nad lihtsalt cover up, see kõik on cover up. See on 14 aastat vangis, tähendab, et jõuluvana ei ole. 14 aastat. Sa arvad, et Aivo Peterson on jõuluvana, kes on radikaliseeritud. See on tegelikult väga loogiline, sellepärast, et kui sa mõtled, et jõuluvana enab põhjapoolusel ja nii edasi, me oleme alati arvanud, et ta on võib-olla Soome poolel. Jaa, aga see piir on lähedal. Ütleme nii, et... See piir on nihkunud ka ajas. Kas me arvame seda, et nagu jõuluvana Eest on kohverdati ära lihtsalt Venemaa poolt või? Ei, me arvan lihtsalt, et ta on nagu alati olnud Venemaa asset. Et seal üleval, vaata piiri peal, seal on ju ikkagi... No me teame, kuidas seal asjad käivad, ütleme nii. Jah, me ju teame. Pimedas juhtub nii mõndagi.
rohelised mehikesed, punased mehikesed. Punased mehikesed siinkohal, jah. Punased mehikesed tulevad su kostendest alla ja nii edasi. Jätavad mingid tsiviilobjekte. Jätavad asju maha. Kust sa tead, mis asjad? Hiina asjad ka. Kõik Hiina asjad on spioon. Ja, see on minu teooria. Ja ma arvan, et see pädeb. Ma läksin praegu hästi kuvaks, lihtsalt seepärast, ma tean, et see ei ole sul oluline, aga ma lihtsalt sain aru, et vaata, sa oled ju praegu üksi Tallinnas ja nii ja. Kas päkapikud ei leia sind üles ju? Ma olen tõesti üksik ema praegu, jah. Nad ei leia sind üles ju niimoodi. Ei leia, jah, ei. Nad juba lähevad Brüsseli aadressile, aga sa ei ole veel seal. Ma ei ole veel seal, jah. Oh my God, see on kurb. See ei ole üldse kurb. Mul on suur probleem, sest üliraske on nagu toitu planeerida. Mul on terve, ma olen nüüd on ju, praegu on mitmes, praegu on nagu 11. või? Jah, ma olen 11 päeva olnud üksi kodus koos lapsega. Laps ka, aga ma ei suuda kõike seda toitu ära süüa, mis mul kodus on, sest ma ei teadnud, et palju vähem kulub, kui üks inimene on vähem. Poole vähem läheb, on ju. Ja siis, kui mul oleks veel mingid päkapikud ka, ma peaks mingite mandariinidega ka veel tegelema. Jesus Christ. Nagu see on hassle. See võib olla isegi rohkem kui poole rohkem, seepärast, et sa võid süüa nagu sotsiaalselt ka rohkem või paremini või... Ja, et ma praegu tegelen mingite asjadega, mis lihtsalt nagu kapis on, jah. Tõsi, jah. Et ja jumal tänatud, et päkapikud ei ole üles leidnud. Lapsele ei ole ka, ma ei viitsi tegeleda sellega, ta ei mäleta praegu ja ta on nii väike, et ma ei hakka talle selgitama, mis ta ei saa sõnadest aru. It's fine. Ma tean, et osadel käivad nagu juba praegu. Ja meil ka peres ikkagi päkapikud käivad. Ja tore. Minu lemmikud on päkapikud. Igal juhul Aivo Peterson on 14 aastat vangis ja see on päris cool. See pakub mulle rõõmu, sest nagu come on, kuidas sa nagu nagu nii ilmselge spioon, et nagu sa pead vangi minema. See ei ole nagu, ma olen lihtsalt, ma olen natuke toitu, teen väikseid südameid kaamerasse kohtuistungil. Nagu ei, mine vangi. Straight to jail. Jah. Positiivsed uudised ka ikkagi, või noh, tegelikult see on juba mõne nädala tagune, see pakkus mulle rõõmu, see on siuke viraalne interneti uudis, eks ju. Siuke nunnu, nagu mulle meeldib lugeda, vaata, ma ei loe Delfist mingid tõsised. Sa loed Delfist 1300 lugu ja see on kõik. Ja, mulle meeldis ikkagi see uudis, mis oli novembri lõpus juba, kus Namiibias võitis 5. korda ühes kohas Adolf Hitler valimised. Ja see on mingi... Namiibia põhjaosas olev väike kant ja siis seal on lihtsalt üks mees, kelle on Adolf Hitler Uunana. 5. korda siis. Ja see on, ja igal kord, kui ta võidab, siis see on nagu käib läbi, vaata. Ja ta on üliäge, ta on ülitore. See põhjus, miks mulle meeldib, on see, et ta on vasakpoolne. Ma tahtsingi küsida, et kus ta parteiliselt on. Ta nime vahetamisel ei ole siis mõelnud, jah? Ta rokib seda. Ja ta on põhimõtteliselt, Euronews teatab, et ta on tuntud selle poolest, et ta teeb kogukondades tööd ja siis võitleb apartheidi vastu. Ja ta 2020 aastal andis Bildile intervjuu, kus ta ütles, et tal nätsidega küll mingit pistmist ei ole. Ja siis suurepärane lause siin inglise keeles. He also rejected any notion of world domination. Jah, see ütles, et ta alles üles kasvades sai aru, et ta nimi on Adolf Hitler. Jah. Fair enough, jah. Ei no, unfortunate selles mõttes. Aga noh. Ta ütles jah, et lapsena arvas, et see on täiesti normaalne nimi. Selgus, et nimi ei riku meest. 5 korda ära valitud sotsialist. No, oli sotsialist või? Kusjuures, see uudis, vana uudis, vaata, aga Kopenhaagenis sotsiaaldemokraadid ju kaotasid valimised, vaata, ja siis inimesed lugesid ainult pealkirja ja olid mingi, no näed, isegi Kopenhaagenis ei valita sotsiaaldemokraate, aga nad kaotasid sotsialistidele. Ja, issand... Me ei ole sellest rääkinud. Me ei ole sellest rääkinud. Ja, mu hea sõber kõlis Kopenhaagenis just ja ta rääkis ka sellest mulle, nii et ma olen natuke uusis. Ja päris sotsialistid. Lahe ju. Ja. Fun. Ja Taani ainult, Taani mõnikord ikkagi on, Taani ületab tihti positiivselt, ma ütleks. Mitte alati, jah.
aga rohkem, palju rohkem consistently kui ülejäänud Põhjala riigid ausalt öeldes. Võib-olla küll jah, ma ei ole nagu nii kursis. Mulle on Taani on väga sümpaatne alati olnud. Ma ei ole kunagi käinud, ma ei tea mitte midagi. Ma olen hästi vähe käinud, aga olen käinud Kopenhaagenis ei ole kusjuures. Aga lihtsalt siuke tore ja nii edasi ja mulle väga meeldib see, et nad vaata meediamaastikul ja oma sarjade ja filmide ja sellega, need täiega tugevalt punchivad üle oma selle. Seda küll, jah. Et nad on, ütleme nii, et meediamaastikul ma ütleks, nad on nii-öelda siuke päris suur tegija. Euroopa mõttes eriti, et meil on UK, aga näiteks ma ütleks, et Taanist on tulnud rohkem võib-olla hitte kui Saksamaalt isegi. Vist. Formaatide mõttes ja rahvusvahelise levikum. Võib-olla ei ole ka. Okei, siin ma panen üle tõenäoliselt. See on liiga julgelt pakutud. Sul võib olla lihtsalt bias, vaata. Aga sa oled kursis mõnega rohkem. Jaa. Tead, mul ei ole rohkem uudiseid, paneme kokku äkki. Aga jah, me masendavatest asjadest ei räägi. Mis on masendav? See üks, ühesõnaga USA ja Ukraina ja Euroopa kätkilõikamine ja see on nagu natuke masendav, jah? Jaa, see on väga masendav, aga ma ei ole piisavalt kursis, et sellest rääkida. Ma ei oska pädev olla selles. Peale selle, et see on kurb. Kui jõulud hakkavad väikselt olema, ütleme midagi positiivset. Mis on maailmas ja Eestis hästi? Millal me oleme õnnelikult või rahul? Jah? See ei pidanud bitt olema tegelikult. Ma saan aru, ma ei arvanud, et see nii raske on, sest mul endal ka ei tule. Aga see on, ma panin ise ennast on the spot praegu. Kes teeb nii? Ma arvan, et tegelikult hästi väärtuslik ja hästi tore on see, et me ikka kõik saame arutada ja jaurata ja nii edasi ja sõnavabadus meeldib sulle? Mulle tegelikult meeldib ja mulle meeldib see ka. Kui ma alustasin sellega, et ma ütlesin kultuurisõjad, siis mul on tegelikult vähemalt hea meel, et me saame rääkida ja minu meelest see ongi ju osa sellest rõõmust, avaliku debati rõõmust ongi see, et sa saad siukseid asju läbi arutada ja sõnavabadus ei lõppe esimese inimese sõnaga, vaid ka tulevad reaktsioonid ja vahel tulevad ka mingid muud tagajärjed ja see on minu meelest võiks olla osa nagu normaalsest ühiskondlikust asjast, on ju. Nägemata selles nagu hirmsat ja suurt nagu isiklikku tühistamist, solvumist, on ju. Et see on nagu, jah, ma olen ka ikka suur sõna ja mõttevabaduse fänn. Sellega on meil vist päris okei. Peale selle, et Siseministeerium kogu aeg tahab, et ei oleks okei. Aga siis tuleb välja ja siis kõik ütlevad, ai, nii ei saa ja siis nad ütlevad, okei. Fair enough. Aga siis tulge 16.30, 27. detsember, tulge vaatama. Päris kõva, päris äge asi on kokku pandud. Ma veel kirjutan, aga ta on nagu väga naljakas minu meelest. Ja üks asju, mis mind teeb väga rõõmsaks, on see, et mu üks parimaid sõpru on vana aasta programmis ERR-is oma sitaks Pängirite 4. No ma ei ole veel ETV2-st tõenäoliselt. Ma veel ei ole nagu 100%. Pole isegi see, et on võimalus, et ta on no aga me oleme isegi see, kui ta oli lähedal ja realiseerunud, siis ikkagi awesome. Ilmselt ikka juhtub, jah. See on kõige awesome asi, mida ma olen pikka aega kuulnud. Ma ei tea, kas seda tohib välja öelda, aga samas ma olen inimestele kirja saatnud, et toimub avalik salvestus, nii et toimub. Ja see on cool. Ja siis patreon.com/suvariik saab boonusosasid kuulata ja siis karakterpaar ootab jõulupidu pidama ja enda seltskonnaga, olgu see siis töö või sõbrad ja nii ongi. Ja olge mõnsad ja SOS ja. SOS. Tšau.